Tamron on tuntud kui väga heade objektiivide tootja. Seda nii profiklassile, keskklassile kui ka selliste universaalsete objektiivide tootja, mis sobib näiteks reisimiseks ja igas olukorras kasutamiseks. Ja minul ongi siin täna Tamroni uus objektiiv, milleks on Tamroni 16–300 mm. Ja see 16–300 mm tähendab, et see on hetkel maailma kõige pikema suumi vahemikuga objektiiv peegelkaamerale. Aga mida tähendab 16–300 mm? Ja seda me tahamegi vaadata, mis asi on 16 mm ja mis asi on 300 mm, mida see meile annab. Minu selja taga on Nevski katedraal Tallinnas Toompeal ja me vaatamegi siis 16 mm-ga. Me saame tegelikult terve selle kiriku pildile algusest lõpuni. Ja 300 mm peal, kui me nüüd suumime, siis me saame tegelikult ühe väikse detaili ainult sellest kirikust. Nagu näha, on 16 mm piisav, et pildile mahuks terve katedraal. Samas, kui me suumime 300 mm peale, saame me esile tõsta ühe detaili ja nõnda ei pea me seda tegelikult selle teiselt pildilt välja kroppimagi ja me ei kaota kvaliteedis. Aga see 16–300 mm on kõigest üks omadus sellel objektiivil. Ja me vaatamegi, mis me temaga veel teha saame, kus me teda kasutada saame ja mis on tema teised head omadused ja iseloomustused. Peale selle, et 16–300 mm vahemik iseenesest on kõige pikem, on tegelikult üks oluline punkt siin see, et kui enamik objektiive algavad 18 mm. See aga hakkab 16 mm. See number 2 mm, mis on 18 ja 16 vahel, tundub ju täiesti mõttetu. Aga tegelikult, kui me pildiliselt vaatame, siis see vahe on päris suur. Ma olengi siin Tallinna vanalinnas välja valinud ühe fassaadi, millest ma tegin pildi 16 mm peal. Ja kui me siia kõrvale paneme nüüd pildi, mis on tehtud 18 mm objektiiviga, siis me näeme, et vaatamata sellele väiksele numbri vahele on pilt silmaga märgatavalt erinev. Ehk siis 16 mm peal meil on kaadrisse lihtsalt rohkem asju mahtunud. Et kõigesse 2 mm võib määrata päris palju. Nagu ikka üks korralik telezoom objektiiv on ka Tamroni 16-300 varustatud stabilisaatoriga. Meil on küll täna täiesti super ilm, päike paistab, valgust on enam kui küll ja justkui nagu isegi 300 mm juures meil ei oleks vaja seda stabilisaatorit väga nagu esile tõstagi, eks ole. Küll aga toimib see stabilisaator väga hästi ka videot filmides. Nüüd ongi näha siin kahe kõrvutuse klipiga, et kui ühel on stabilisaator välja lülitatud, siis see pilt ikkagist väriseb käes, eks ole. Ja teisel, kus meil on stabilisaator sisse lülitatud, on pilt mõnus, pehme, sujuv. Muuseas, see 300 mm on ka makrovõimekas. Ehk siis ma zoomin 300 mm peale välja ja peale selle ma saan kaugeid asju pildistada. Ma saan tegelikult pildistada ka väga lähedal olevaid asju. Tegingi ühe pildi lilleõiest. Objektiivi zoomisin 300 mm peale ja see lilleõis on minu objektiivist täpselt nii kaugel, mis tähendab seda, et ta on tegelikult väga lähedal. Ja ma olengi saanud selle üsna tillukese lilleõie ilusti suurelt ekraanile. See tähendabki seda, et 300 mm tõesti ei tähenda ainult seda, et me peaksime ilmtingimata pildistada asju, mis on kaugel. Vaid me saame pildistada hoopis ka asju, mis on meil tegelikult väga lähedal, aga neid hoopis suurendades. Ja vaatamegi nüüd äkki lähemalt üldse, milline see objektiiv välja näeb, mis tal küljes on ja kus tal miski asub. Objektiivil on metallist bajonett. Ja kui me siit kaamera poolt tulema hakkame, siis näeme, et meil on siin autofookuslüliti sisse välja ja stabilisaatori lüliti sisse välja. Järgmine rõngas on meil teravustamise rõngas ja meil on ka siin see nii-öelda teravuse skaala. Siis on meil zoomirõngas ja zoomirõngal on ka lukustus. See on selle jaoks, et kui meil kaamera õla peal on, siis objektiiv ei kaldu omaenda raskuse all välja. Objektiiv on varustatud ja ka komplektis on tal siis varjuk ja loomulikult ka esimese ja tagumised korgid. Nagu näha, ongi tegemist tõesti sellise objektiiviga, mille me saame peaaegu ükskõik mida pildistada. Me saame pildistada laiuvaateid, palju asju mahub meile peale. Me saame pildistada asju, mis asuvad meist kaugel, ehk siis tõsiseid telezoom objektiivina kasutada. Ja me saame isegi pildistada makropilte.
ja põhimõtteliselt me saame pildistada kõike, mis jääb selle 16 kuni 300 mm vahele. Ehk siis me saame pildistada mida iganes.